wished on hope, didn't need a telescope to see where I am going. I have never been the one trying hard to hold my tongue. It's my stereo. And one day I'll stand with a crown on my head like a god. Yeah, like a god. With every step, no, I won't second guess what I want. I wanna be like Kanye. I'll be the king of me always. Do what I want, I'll have it my way. All day like Kanye. Yeah, yeah, yeah. On väga hea tunne, sest trenni pole aega teha. Siukse hästi väheste kilomeetritega tuleb nagu targalt sõita, et väga nagu suuremaid rünnakuid ette ei võtnud. Tegin nagu teised enam-vähem. Aga lõpp jah, et väga kehva tunne nagu ei olnudki lõpus, et läks järjest paremaks tegelikult. Super hea veel, et oma kodus võita ja just nimelt, et nii väikse trenniga. Viimati tegin vast 10 aastat ühe trenni. Tegelikult jäi natuke kripeldama, et mul see finiš ei õnnestunud, et ma arvan, hea nagu vabandada, et väiksed niisugused probleemid olid rattaga, aga ütleme nii, et ma olin tegelikult ikka suht väsinud ka, et võib-olla ma seal laiuse tõusu peal, kui ma üritasin nagu eest ära sõita, et ma sain küll väikse vahe sisse, aga pärast kuidagi ei taastunud ära ja finišis olid nagu jalad tühjad ka, et läks siis seekord nii, et natuke olen pettunud. Et mul kõige kehvem etapp oli Elva 8, ja täna siis olin 4. ja vahefiniši punktid juurde, et kokkuvõtte peale on nagu hea, et selle peale ma nagu olen nagu rihtinud ka seda, et see aasta, et tipp-topp. Ei olnud nagu nalja. Vaata, kes siin meil on. Ma olen üle punase 172, et tegin aasta rekordi. Ma ootan juba lõppu. Sooja suppi, külma õlut ja lõppu. Küll! Laste näe. Kohe, no! Enam ei jõu. Raskem osa on möödas. Pole hullu. Kodu. Raskelt. Väga raskelt. Läbi sõitsin. Oli tore. Eesmärk oli tervelt kohale jõuda ja lõpetada, mitte katkestada. Muid eesmärke. Väga hästi läks, et
mõned etapid on vahele jäänud, et Viljandis käisin, aga nüüd vahepeal ei ole saanud aega käia, aga raske oli, aga ilusti tulin toime. Tore, näete, vaadaid ilus puhas. Mudavannid on tasuta käes. Kuidas meeleolu on? Tore. Tõesti tore. Sellepärast, et ega Jõgeva ei ole raske rada, aga ta on huvitav. Seal on need metsasinglid ja see mädasoo seal. Nii et tore oli. Nii et te olete iga aasta siin kohal? Ma olen ikka päris esimene kord, kui tehti Kalevipoega. Siis see esimene singel, mis nüüd on sõidetav, oli niimoodi oli känd, siis oli 3 meetrit maadi jälle känd, nii et 3 meetri kaupa sai sõita, aga nüüd saab sõita. Nii et need korraldajad on väga tubli töö teinud. Müts maha nendes. No, vahepeal oli küll siuke tunne, et mõtlesin, et see rada ei lõppegi ära. Et ainult ropud sõnad tulid meelde. Eriti siin see lõpuosa, et kogu aeg on üles mäge ja ma olen raske mees ka, et pigem eelis on allamäge sõites, nii et lõpp oli ikka jube kannatamine. Ei no normaalne, olen rahul jah ikka. Iga ark ikka finiši jõuad ja Käplo pole käinud ja oled terve, et see on väga hea tunne sees. Võrreldes eelmise aastaga oli küll ikka oluliselt mudasem, et veel 15 minutit enne starti vahetasin, panin korralikult roomikud alla, et mõtlesin, et ühesõnaga see oli väga hea otsus, et ma rehvid ära vahetasin, sest muidu ilmselt oleks veel raja peal. Halvasti, nagu ikka. Miks halvasti? No, jõudu ei ole. Aga mõnus. Isegi siis halvasti ajab on hea. Nii et tuju on ikka hea? Viimase peal, tuju on viimase peal. Päris hästi, ma arvan. Mis siis, et ma olen see aasta alles alustasin ja 3. sõit. Nii et ma arvan, et minu oskuste poolest hästi. Kas iga sõit läheb lihtsamaks? Jaa, kindlasti. Algus tundus väga raske, aga ei, läks hästi, ma arvan. Kas sa oled jõulumäele ka minemas? Loodan küll. Peab proovima. Veel olin, aga lapsed käisid ennem ka sõitmas, nii et nemad läksid juba koju auhindadega, nii et ma olen ka siis järgi.